Tervist, head sõbrad, mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja ja käesolev on järjekordne podcast. Natukene alustavaid märkusi veel kord. Objektiivi kampaania kestab edasi, sestap esiteks tänan loomulikult kõiki, kes Objektiivile on annetanud, et saaksime oma tööd jätkata. Ning kes annetust veel pole vormistanud, siis seda saate teha objektiiv.ee lehel, kus on annetusbänner ja võite minna annetusbänneri pealt annetuskeskkonda, kus saate oma vastava toetuse siis teha meile. Ja eelmises saates rääkisin ka sellest, et seda saadet saab toetada otse ning peaaegu pool saadet rääkisin Eesti maksusüsteemist, aga ma tänan kõiki neid inimesi, kes seda nüüd peale seda saadet on teinud. Tõepoolest, müts maha, kummardan, suur tänu teile, head inimesed. Mõningaid ma ei tunne Facebookis ja ei ole isiklikult tänanud, sestap teen seda nüüd siin selles saates. Veel kord, südamlik tänu teile. Aga nüüd rahajutud kõrvale ja läheme konkreetse teema juurde. Nii, see siin on dokument, mille on välja andnud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja seal on siis valminud selline riikliku homo- ja sooideoloogia pealesurumise ja juurutamise tegevuskava. Ütleks niimoodi, et homoideoloogia pealesurumise 5-aastaku plaan, sest see dokument kannab nimetust LGBTIQ inimeste võrdsete võimaluste edendamise aluspõhimõtted ja tegevuskava 2025 kuni 2030. Niisiis kõige klassikalisem 5-aastaku plaan. Ja mida sellest dokumendist kõige algsemalt öelda? Mina olen selle dokumendi nüüd läbi lugenud ja teinud seda sellepärast, et teil, head inimesed, poleks vaja seda teha ja oma aega raisata selle uuskeelse jutu peale, mis siin dokumendis on. See dokument on võib-olla üks kõige ulatuslikumaid viise ja tegevuskavasid, kus homoideoloogiast põhimõtteliselt tehakse Eesti riiklike institutsioonide ametlik ideoloogia kõikidel erinevatel tasanditel. See dokument on interdistsiplinaares, ta näeb ette erinevaid tegevusi erinevate ministeeriumite raames ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi all olev võrdsuspoliitikate osakond on siis see, kes kuidagi haldab kogu seda soo- ja homoideoloogia rakendamise 5-aastaku plaani. Me tuleme selle plaani juurde ja vaatame, mis see siis nüüd ette näeb. Aga tõepoolest see on selline uuskeelne dokument, mida kui sa oled lugenud, ütleks nii, tahaks nagu haarata otsemaid teed, ma ei tea, Platoni, Shakespeare'i, Evangeeliumi, Augustinuse ja teiste klassikute järgi ja ennast puhtaks pesta sellisest bürokraatlikust uuskeelsest mulast, mida see dokument täis on. Selle dokumendi üheks peamiseks viisiks või modus operandiks on põhimõtteliselt normaliseerida homoseksualistlik ideoloogia, sooideoloogia ja see, mida siin dokumendis edendatakse kui võrdsete võimaluste ideelise sildi all, ideoloogilise sildi all. Ehk siis antakse selline bürokraatlik, asjalik, tehniline ja vastuvaidlemist mitte kannataval toonil edasi see, kuidas nüüd Eesti riik peab hakkama seda ideoloogilist programmi erinevates institutsioonides, peaaegu kõikides oma poliitikates teostama. Ja peab tunnistama seda, et loomulikult selline tegevuskava või 5-aastaku plaan ei ole seaduslik dokument. Selles mõttes tal ei ole seaduse jõudu, kuid mingis mõttes on ta palju ohtlikum kui veel konkreetne seadus, sest see 5-aastaku plaan näeb nüüd konkreetseid tegevusi ette erinevate ministeeriumite haldusalades, kuidas seda ideoloogilist programmi peale suruda hariduses,
välispoliitikas, tööalases poliitikas ja nii edasi. Ja selles dokumendis saab aru, et milline nuhtlus on see, kuhu me tegelikult riigiga välja oleme jõudnud, milline nuhtlus on selline suur, kõike hõlmav sotsialistlik riigimudel, mis tuleb ja surub peale seda ideoloogiat, mida ta siis heaks peab suruda. Antud juhul siis soo- ja homoideoloogiat. Ja kuidas tegelikult riik võiks välja näha, kui sellist kõike hõlmavat sotsialistlikku, statistlikku riiki meil siin ei oleks, siis meil sellist tegevust ka ühtlasi ei eksisteeriks siin, aga meil on see ja see on üle võetud selle ideoloogilise programmi poolt ja kogu Eesti riik on rakendatud selle ideoloogilise programmi teenistusse. No, tuleme siis selle dokumendi juurde. Meie Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teatab ka oma lehel kohe uhkelt, et valminud on tegevuskava, mis tugevdab LGBTIQ inimeste turvatunnet ja võrdseid võimalusi. Kogu see dokument on täis sellist keelt. Me räägime turvatundest, me räägime võrdsetest võimalustest, me räägime turvalisusest, heaolust, me räägime sellest, kuidas tuleks hakata parandama nüüd nende homoinimeste ja tähestikurahva hakkama saamist Eesti ühiskonnas. Ja see dokument, kui vaadata, millisest eeldustest see lähtub, siis võiks küsida esimese asjana, kas Eesti Vabariigis ei kehti Eesti Vabariigi seadused ja kas nad ei kehti võrdselt kõikidele inimestele Eesti Vabariigis. Meil on olemas oma seaduslik ruum, mis peaks kehtima kõikidele kodanikele ja kõikidele Eesti Vabariigis viibivatele isikutele. Need seadused ei tohiks käsitleda eelisorukorras ühtegi ühiskonnagruppi, veel enam ühtegi vähemusgruppi, nii nagu tähestikurahvas seda endast kujutab. Kõikidele peaksid olema võrdsed võimalused seadusest osa saada ja seaduse raames Eesti Vabariigis tegutseda. Aga see dokument lähtub justkui mingisugusest eeldusest, et väga palju on puudu sellest, mida Eestis seadustlikuna käsitletakse ja sellepärast tuleb hakata tegema kõikvõimalikke programme, ellu viima kõikvõimalikke lisategevusi, et eeliskohelda ühte vähemusrühma. See dokument on eeliskohtlemise dokument sellele vähemusrühmale nimega LGBTIQ inimesed. Ja kui me tuleme siis selle dokumendi enda juurde siin, no mida me siit siis võime kohe lugeda? Me loeme siit ajaloolist ülevaadet sellest, kuidas viimase 35 aasta jooksul on Eestis astutud märkimisväärseid samme, et suurendada lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste, intersooliste ja kväärinimeste heaolu. Seda tähendab siis see lühend. Pange tähele seda, et enam ei rahulduta LGBT lühendiga, vaid nüüd kevitatakse sinna otsa kõikvõimalikke muid tähestiku tähti, et haarata sinna juurde veel lisa kõikvõimalikke vähemusi. Loomulikult ei kehti ka tänases maailmas enam pelgalt vikerkaare lipp, vaid poliitiliselt korrektne lipp on see, mida siis siin viimastel aegadel välgatatud ka on, seal on juba kolmnurgad ja tont teab, mis sümbolid peal, mis siis tähendavad kõikvõimalikke lisavähemusrühmi, mis selle LGBT ja tähestikurahva ideoloogia alla pandakse. Nii et alates nendest päevadest, kui me kooseluseaduse vastu siin Eesti Vabariigis võitlesime aastast 2012, on see ideoloogia kõvasti evolveerunud ja arenenud. Ta on haaranud enda alla veel teisi kõikvõimalikke vähemusrühmi, kes täpselt samamoodi on ühiskonnas kannatavad ja alla surutud ja nii edasi. Niisiis, 92. aastal, ütleb see dokument, on kaotatud ära Nõukogude jäänukina kriminaalkoodeksi see punkt, mis siis keelustas meestevahelised
pederastiivsed homoseksuaalsed suhted ja siis siin räägitakse kooseluseadusest ning jõustunud abielu rüvetamisest aastal 2024. Aga sellest hoolimata, ütleb see dokument, on ikkagi väga tõsiseid probleeme veel olemas. Me mäletame seda retoorikat, kuidas kogu meie poliitiline establishment, kaasa arvatud mõned ideoloogid ja suunamudijad rääkisid sellest, kuidas tegelikult ei taheta mitte midagi muud kui ainult kooseluseadust. Isegi abielu ei taheta. No siis loomulikult tuldi ja murti selgroog ära ja tehti ka abielu ära. Aga meie rääkisime kogu aeg algusest peale seda, et ei, see ideoloogia kannab endas kõike hõlmavat revolutsioonilist vajadust ühiskond tervikuna ümber kujundada ja kujundada ühiskonnas välja uus normaalsus. See, et algselt perverssena tundunud seksuaalsed praktikad normaliseerida ühiskonnas niimoodi ära, et nad oleksid kõikidele nii nimetatud vastuvõetavad ja kui nad vastuvõetavad ei ole, siis paneksid inimesed oma suu kinni kartuses saada opresseeritud, kartuses saada endale kaela konkreetsed nii-öelda kriminaalasjad näiteks. Nii nagu seda on praegu Inglismaal, me tuleme nende juhtumite juurde siin saates tagasi. Ja loomulikult kasutatakse mida? Ohvrikaarti. Ma tsiteerin siit. Samas ei ole jätkuvalt LGBTIQ, kasutan edaspidi kas LG või siis tähestikurahva nimetust, endiselt teistega võrreldes võrdseid võimalusi osaleda kõigis ühiskonna eluvaldkondades. Selgele enamusele Eesti LG õpilastele ei räägitud koolis tähestiku teemadest või tehti seda negatiivses võtmes. See jättis LG noored ilma olulisest teadmistest nende endi kohta. 65% LGBT õpilastest koges kiusamist oma kaasõpilaste või koolitöötajate poolt seetõttu, kes nad on. Ülekaalukas enamus tervishoiutöötajatest ei saanud enda sõnul väljaõppes piisavalt ettevalmistust tööks siis nende tähestikurahva patsientidega. Neid tähestikurahva inimesed ei tunne end sageli tööelus piisavalt turvaliselt ja kaasatult. Sellise sünge pildi paneb see dokument siis meile ette, et meil on üks vähemus, keda Eestis hoolimata sellest, et meil on abielu suurema osa Eesti rahva moraalsete veendumuste vastu ära rüvetatud ja nendel inimeste veendumustel tallatud ebademokraatlikult. Hoolimata sellest ei ole veel piisavalt asju tehtud. Veel peab tegema. Veel peab propagandat tegema. Kõike hõlmavalt tuleb veel seda soo- ja homopropagandat Eestis maksma panna. Ja teatavas mõttes see dokument on oma sellises kõike hõlmavuses, süstemaatilisuses, bürokraatlikkuses, kuivuses hirmutav, sest see näitab seda, millist Eestit tahetakse siin nüüd praegu välja käia, millist Eestit tahetakse siin arendada. Ja kuidas kogu see ideoloogiline pakett kavatsetakse teile, muidugi eelkõige kõik riigitöötajad, kõik, kes te olete ministeeriumites, ma ei tea, töö, regulatsiooni valdkondades, aga ka näiteks erafirmades, tööandjad. Kuidas see pakett kavatsetakse teile reaalselt õuele tuua? Niimoodi, et peaaegu ükski tööinimene siin Eesti Vabariigis, kes üldse mingitki tööd teeb, ei saa enam sellest paketist mööda vaadata. Ta pistetakse selle ideoloogilise supi sisse nagu nurka tehtud koera kutsikas ja pannakse ta selle leeme sisse, ninapidi. Nii, see on see kõikehõlmavuse aspekt, mis selles dokumendis on. Siis toob see dokument välja selle, millistest aluspõhimõtetest siis me üldse selle dokumendi juures räägime. Ja peamine tegevuskava visioon, kuhu siis 5 aastaga välja plaanitakse jõuda,
on siin ära kirjutatud. Eesti on inimestele suurepärane koht elamiseks. Meil kõigil on olemata seksuaalsest sättumusest, sooidentiteedist, soolisest eneseväljendusest või sootunnustest võrdsed võimalused elada täisväärtuslikku elu. Tervelt, kaasatult ja hoitult. Nii. Ja siis tuuakse välja aluspõhimõtted. 3 aluspõhimõtet, mille alla siis grupeeritakse erinevad tegevusvaldkonnad. Eesti on toetav, ehk siis need inimesed inimestel on vajalikud teadmised, oskused ja võimalused kaasa rääkida oma elu puudutavastes otsustes. Eesti on kaasav, ehk inimestel on võrdsed võimalused osalemaks kõigis ühiskonnaelu valdkondades. Eesti on turvaline, ehk siis tähestikurahva inimesed saavad elada avatult endana, kartmata halvakspanu, kiusamist või vägivalda. Jälle tekib küsimus, millistes ühiskonnaelu valdkondades tegelikult ei saa nii-öelda inimesed reaalselt osaleda, kui nad on seaduskuulekad kodanikud. Kas nad ei saa tööd? Kas nad ei saa, ma ei tea, firmas mingisugust kohta omale võtta? Kas nad ei saa õpetajatena tegutseda? Eestis saavad minu teada õpetajatena tegutseda sellised inimesed. Nii edasi. Eestis peaksid kehtima Eesti Vabariigi seadused, mis on kõikidele võrdsed, aga ei, meil praegu tuuakse välja üks konkreetne vähemusgrupp, millele hakatakse tegema seadusi ja mis asetatakse põhimõtteliselt kandikule, millega rammitakse läbi Eesti inimeste moraalsete veendumuste sellise kõike hõlmava soo- ja homopropagandaga. Ja siis tuleme nende aluspõhimõtete rakendamise juurde. Siin on veel konkreetsemad rakendused, aga siit vaatab siis vastu kohe esimene tegevussuund selle toetava Eesti rakenduspõhimõtte all. Ja räägitakse haridusest, räägitakse õppest. Esimene väga huvitav asi on see, kohe minnakse hariduse kallale. Kohe minnakse õpilaste ja koolide kallale. Nii. Õppijast lähtuv õpe arvestab õppija individuaalsete erinevuste ja arenguvajadustega. Õppe on õppijaid, õpetajaid ja õppejõude toetav valikuid ja vastutust ning ühiskonna sidusust. Haridusasutused tagavad õppijate ja haridustöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse. Haridusasutuste töötajad loovad arengut ja tervist toetava turvalise ja koostööle orienteeritud neid võrdseid võimalusi edendava õppekeskkonna ja organisatsioonikultuuri. No see on selline kõike hõlmav uus keele, kuidas öelda, plejaad, mis siin välja tuleb nüüd. Me kõik teame, mis selle taga tegelikult on. Selle taga on lihtsalt puhas ideoloogiline läbisurumine õppekavades ja see on siin täiesti muuseas kirjas. Ning ka reaalseid tõekspidamiste, moraalsete veendumuste muutmine. Nii, see on siin ka samamoodi kirjas. Pange tähele. Noorte valdkonna kaudu kujundatakse väärtusmaailma ja eetilisi tõekspidamisi, süvendades noortes avatust, hoolivust ja lugupidamist enda ja teiste vastu. Nii, olulised sõnad siin on, et noorte valdkonnas kujundatakse väärtusmaailma ja eetilisi tõekspidamisi. Selle dokumendi ja arengukava eesmärgiks on see, et muuta ühiskonna väärtusmaailma ja eetilisi tõekspidamisi. Mis asi on see, millega muudetakse inimeste väärtusmaailma ja eetilisi tõekspidamisi? See on
revolutsiooniline propaganda, kõige ehtsam revolutsiooniline propaganda, mida toetavad igalt poolt mujalt riiklikud institutsioonid. See on niivõrd kõike hõlmav oma olemuses, et ei ole võimalik sellele teatavas mõttes, kui selline arengukava tõepoolest ellu rakendatakse, ei ole võimalik sellele vastu astuda. Või ei julgeta sellele vastu astuda, isegi kui tahetakse seda teha. Me oleme näinud ja kuidas see toimib praegu Euroopa ideoloogilise diktatuuri tingimustes. Aga eetilisi tõekspidamisi ja väärtusmaailma muudetakse eelkõige noortel ja soovitakse, et nad omaksid teist väärtusmaailma, näiteks kui nad kodus on saanud. Vanematele nüüd suur küsimus, millisena hakkab välja nägema see kool, kus kõike hõlmavalt rakendatakse selline soo- ja homopropaganda. Ei hakka välja nägema väga ilus. Oleme ausad. Räägitakse sellest, kuidas kujundatakse LG inimesi silmas pidades toetav õigusruum. Põhiõigused peavad olema tagatud ja kaitstud. Õigusruum aitab tagada inimeste heaolu ja ühiskonnas turvalisust. Nii. Ja siis räägitakse ka sellest, kuidas tagatakse tähestiku rahva kogukonna loomet ja enese esindamist. Ja see on nüüd jällegi oluline punkt, sellest uuskeelest tuleb välja lugeda seda, mida see tähendab. Igaühel on õigus rahumeelselt koguneda ning koonduda mittetulundusühingutesse ning liitudesse. Vabaühenduste rahastamine on läbipaistev ja mõjus ning sellele pääsevad mõistliku halduskoormusega ligi LG vabaühendused. Nii. LG inimeste võrdse kohtlemise edendamisega tegelevate kodanikkonna organisatsioonide tegevus ja areng on toetatud. Ehk siis veel lisaks sellele, mida Eesti Vabariik on teinud siin rohkem kui 10 aastat, et paisanud 10 miljoneid Eesti radikaalsetele ideoloogilistele niinimetatud kodanikuühendustele ehk võltskodanike ühendustele, näeb see dokument ette kogu selle MTÜ-tööstuse veelgi laiemat arengut. Tuleb neid ajupesukeskusi veelgi rohkem toetada riigi rahast, ehk siis meie poolt riigile antud maksurahast, mida niigi on vähe, mida riik kasutab kõikvõimalikeks otstarbeteks selle asemel, et sellega Eesti Vabariik korda teha. Ehk siis kogu LGBT arvamustööstus ja suunamudimistööstus, seda hakatakse Eesti riigi poolt üleval pidama veel rohkem kui tänapäeval. Teine aluspõhimõte, mis siin välja tuuakse, et Eesti on kaasav, selle raames räägitakse, kuidas sekkumise planeerimisel arvestatakse, et need ei suurendaks olemasolevaid lõhesi tervisenäitajates ja aitaks neid vähendada. Siin räägitakse tervise olulisusest. Oota, olemasolevad lõhed tervise näitajates. Me teame tegelikult väga hästi, et homoseksuaalsed praktikad on reaalselt tervist kahjustavad praktikad. See on hästi dokumenteeritud erinevates veel ideoloogia vabades dokumentides ja raportites. Ja võib-olla peaks siin arvestama sellega, mitte sellega, et me ideoloogiliselt tasandame neid vahesid, võib-olla isegi statistikat kuidagi väänates. See tervise temaatika on siin selline, et seda ma pikalt ei taha kommenteerida, aga siis on veel tegevussuund number 2, kus öeldakse, et kujundatakse LG inimestele võrdseid võimalusi pakkuv töövaldkond. Nii. Ja mida siin nüüd nähakse ette? Tööandjaid ja töötegijaid toetatakse ja nõustatakse töökeskkonna riskide maandamisel.
kavandatakse ja viiakse ellu ennetustegevusi, mis arvestavad töötegijate ning tööandjate eripärasid ja vajadusi. No tõlgime nüüd selle jälle ära. Mida see tähendab? Tähendab seda, et teile head firmajuhid, teile head, ma ei tea, eraettevõtjad, teile tullakse koju kätte ja hakatakse rääkima LGBTIQ väärtustest ja sellest, kuidas te peaksite riske maandama ja küll tulevad ka direktiivid, kus te põhimõtteliselt peate kvoodi korras ilmselt võtma tööle mingeid LGBT inimesi. Ja kui ei ole kvoodi korras piisavalt tähestikurahvast või piisavalt naisi, mis on teine kvoot loomulikult, siis te saate kaela omale trahvid. Ja eelkõige meeldib mulle selle punkti raames tegevussuund number 2, kus öeldakse, et toetatakse üleilmselt LG inimeste inimõigusi ja võrdset kohtlemist. Inimõiguste kaitse ja demokraatia edendamine on Eesti välispoliitika prioriteete. Eesti seisab samameelsetega LG isikute õiguste tagamise ning võrdse kohtlemise eest. See on siis nüüd Eesti välispoliitika üks prioriteete, mis pannakse selle dokumendiga paika. Eesti ka välispoliitiliselt peab olema see riik, mis siis põhimõtteliselt igal pool mujal astub niinimetatud LG õiguste kaitseks välja, LG propaganda, soopropaganda kaitseks välja. Nii. Ja siis tuleb siin, me tuleme veel nende juurde tagasi, kui vaatame konkreetseid tegevusplaane ka, aga siis räägitakse siin sellest, et ega see ei ole mingisugune lihtne asi, et me oleme ikkagi pannud paika tegevusplaani ja meil on vaja teatavaid mõõdikuid selleks, et mõõta, et kuidas see tegevusplaan on ellu viidud. Ja meil on erinevaid andmeid selle dokumendi raames. Ja üheks mõõdikuks, mis on pärineb Euroopa homoorganisatsiooni ILGA Europe poolt, on siis LG inimeste õigusliku olukorra indeks. Nii, ma ei tea, mis see täpselt on ja kuidas nad indekseerivad seda, ma ei viitsi sellesse teemasse siin sisse minna. Igal juhul see indeks peab kasvama aastast 2004, aastaks 2030 56% peale. No see on nüüd siis mingisugune tõsiselt ideoloogiline indeks, mida pole siin mõtet nagu pikemalt kommenteerida. Aga siis on olemas veel erinevaid mõõdikuid. Eesti Inimõiguste Keskuse avaliku arvamuse uuring LG teemadel. Elanike osakaal, kes peavad transsoolisust vastu võetavaks. Nii, 2023. aastal oli nende uuringu järgi. Ja see võib olla kallutatud uuring, nende uuringu järgi siis see 47%, aga 2030. aastaks see peaks olema seda programmi kohaselt 53%. Ehk siis selle programmi eesmärk on reaalselt muuta, nagu eelnevalt öeldud, inimeste eetilisi tõekspidamisi ja maailmavaadet. See programm näeb ette, et Eesti ühiskonnas tuleb rakendada sellist propagandat, et Eesti elanike osakaal, kes peavad siis niinimetatud transsoolisust, ehk soo tunnetuse häiret vastuvõetavaks, see peab kasvama 6% aastaks 2030. Jälle see sama uuring, Eesti Inimõiguste Keskuse avaliku arvamuse uuring LG teemadel elanike osakaal, kes peavad homoseksuaalsust vastuvõetavaks, on siis 2023. aastal olnud 56%. Toonitan, et see võib olla kallutatud küsitlus. Nii, aga 56%. Nii, ja aastaks 2030 peavad need numbrid olema ümber pööratud ehk 65%. Peab olema neid inimesi, kes peavad homoseksuaalsust vastuvõetavaks ühiskonnas. Siis me räägime loomulikult sellest müstilisest vägivallast. LG inimeste osakaal, kes on viimase 12 kuu jooksul kogenud ahistamist LG inimeseks olemise tõttu. Neid oli siis 48% 2023 ja 2030. aastaks 5 aastaku plaani kohaselt peaks neid olema 40%.
see on muidugi nagu kriteerium, mis on täiesti üdini subjektiivne. Mis mõttes ahistamine, kus kohas, kuidas see dokumenteeritud on, kuidas nad inimesed seda kogenud on, kas on järgnenud vägivalda, kas see on lihtsalt mingisugune, ma ei tea, imelik pilk mingisugusele provokatiivsele tegevusele, mis mõttes ahistamine, kus kohal. Mina pole seda tegelikult Eesti Vabariigis, kui päris ausalt öelda, mitte kuskil eriti näinud. Vähemalt Tallinna linna tänavatel küll mitte. Ja ma arvan, et mingites väiksemates kohtades ka võib-olla mitte. Igal juhul äärmiselt subjektiivne kriteerium, millega siis nii nimetatud LG inimesed hindavad seda ahistamise osakaalu endal. Aga mis kogu selle asja juures on nüüd tõepoolest see, et see 5-aastaku plaan on ikkagi 5-aastaku plaan, et me peame ikkagi jõudma välja sotsialismi. Kommunismi me veel praegu välja ei jõua, aga sotsialismi me jõuame välja küll. Nii. Ja need numbrid siin Eesti ühiskonnas peavad muutuma. Ja teile tehakse nii kaua ajupesu, kuni need avaliku arvamuse küsitluse numbrid muutuvad. Ja selleks rakendatakse vankri ette kogu Eesti Vabariik kõikide oma ministeeriumitega. Ja nüüd me näeme, millistes valdkondades seda siis tehakse. Siin tulevad nüüd siis kõik võimalikud konkreetsed tegevused, mida see dokument 5-aastaku plaan ette näeb. Vaatame siit kohe järgi. Ja need on päris huvitavad asjad. Nii. Ja esimesena, loomulikult nagu mainitud juba, minnakse hariduse ja noorte kallale. Vaatame kohe seda esimest punkti siin. Riiklikesse rahuolu ja koolikeskkonna küsitlustesse lisatakse küsimused, mis võimaldavad regulaarselt hinnata, kui turvaline ja kaasav on koolikeskkond. Ehk siis koolikeskkonda hakatakse monitoreerima selle homoideoloogia nii-öelda kõikvõimalike kriteeriumite kaudu. Kas ja kui hästi ta vastab riiklikele plaanidele. Siis viiakse läbi loomulikult tähestikurahva õpilastele ja kuni 26-aastastele noortele suunatud uuring, mille abil on võimalik kujundada tähestikurahva inimesi kaasavamat, toetavamat ja turvalisemat haridussüsteemi ja haridusvaldkonda. Siin on see välja toodud, ehk siis kogu seltskond saab ütelda, et kuidas peaks Eesti haridussüsteem olema üles ehitatud, et meil seal oleks hea. Haridus- ja noortevaldkonna strateegilistes dokumentides pööratakse tähelepanu LG õpilaste ja noortele kaasava, toetava ja turvalise keskkonna tagamisele. Ja siin on oluliseks mõisteks strateegilised dokumendid. Siin on vastutavaks osapooleks pandud Haridus- ja Teadusministeerium ning Harno haridus- ja noorteprogrammi raames, mis on algatatud ma ei teagi, millal see on algatatud, aga tähtaeg sellisele asjale, et strateegilistes dokumentides pannakse see ideoloogia maksma, on 2026, on see siis 4. kuu või 4. kvartal. Ilmselt siis 4. kuu. Aprilliks, olgu olla. Nii. Ja nüüd tuleme haridustemaatika peamise küsimuse juurde. Nii. HTM ehk Haridus- ja Teadusministeerium koostab soovituslikud juhised õppekavade rakendamiseks ning õppeprotsesside kirjeldused, milles selgitatakse, kuidas saab LG teemasid käsitleda sobivates seostes erinevates ainevaldkondades. Tähestiku teemasid on võimalik käsitleda näiteks põhikooli ja gümnaasiumi ainevaldkonnas sotsiaalained, ajalugu, inimeseõpetus ja ühiskonnaõpetus. Nii. Ehk siis nüüd on vaja konkreetsed juhised koostada õppekavadele. Kuidas homoideoloogiat kõikidesse nendesse haridus- ja ainevaldkondadesse sisse kirjutada. See tuleb ära teha samuti 2026. aastaks. Haridus- ja noorteprogrammi raames. Reaalne, ideoloogiline sissetung kõigisse Eesti haridusprogrammis olevatesse, eelkõige humanitaarainetesse või sotsiaal- ja ühiskondlikesse ainetesse, ajalugu,
inimese õpetus, ühiskonna õpetus. Neid on vaja seal siis hakata reaalselt käsitlema. See on nüüd see viis, kuidas Eesti ühiskonnas muuta kliimat, muuta see temaatika üha radikaalsemalt vastuvõetavamaks Eesti ühiskonnale. Või, nagu olen korduvalt öelnud siin saates, teha niimoodi, et keegi ei julgeks enam sellele teemale vastu väita. Mis siin siis veel on? Ja siis tullakse loomulikult haridus- ja noortevaldkonna spetsialistide kallale. Ma kõiki neid ettepanekuid siin ette ei loe ja ei hakka käsitlema, sellepärast et tegu on dokumendiga, mida ma võiksingi siis nagu käsitlema siin jääda, et kogu seda dokumenti ma ette ei loe, et seda, et ma loen siin mõningaid asju ette, ei tähenda seda, et need, mis ma ette ei loe, ei ole olulised, et võib-olla mul jääb midagi siin nagu suhteliselt olulist kahe silma vahele, aga ma toon nagu praegu lihtsalt enda arvates välja nagu olulised küsimused, mis on siin ära toodud. Ja siin räägitakse sellest, kuidas koostatakse haridus- ja noorte valdkonnas töötavatele spetsialistidele suunatud juhend, kuidas luua LK õpilaste ja noortele kaasav, toetav ja turvaline keskkond haridus- ja noorte valdkonnas. Jällegi juhend. Jällegi asi, mis pannakse teile, head haridus- ja noorte valdkonnas töötavad spetsialistid, ette, mida te peate hakkama täitma, mida te peate hakkama arvesse võtma. See tuleb selle sama haridus- ja noorteprogrammi raames ära teha 2028. aastaks. Et kui te panete nüüd tähele, mismoodi see dokument ja mismoodi see niinimetatud arengukava siin toimub. Ma ütlen, et sellel ei ole mingisugust seadusandlikku või seaduslikku jõudu, aga see näeb ette väga ulatuslikku ideoloogilist tööd kõikides riigielu valdkondades. Eelkõige paneb see ette kõikidele riigi nii-öelda töö raames töötavatele inimestele kohustuse vastu võtta seesama ideoloogiline programm, seda, millest meie oleme hoiatanud, ma ei tea, 13-14 aastat. Siis räägitakse rajaleidja võrgustikust ja nii edasi, nii edasi ja nii edasi, aga tähtis on see, et teile haridustöötajad pannakse see programm ühel hetkel lauale, kui teile seda mingites vormides praegu juba pandud ei ole. Ilmselt on. Õigusruumi temaatika, kuidas kujundada õigusruumi. Nii. Ja siin tulevad eriti huvitavad teemad välja. Perekonnaseisutoimingute seaduses kaasajastatakse sooandmete muutmist puudutavatest sätetest kasutavat terminoloogiat. Nii. Kuidas, kes on isa, kes on ema, kes on mees, kes on naine, miks mitte lisada sinna veel mõned soo määratlused. Ja siis tuleme ühe asja juurde, mis võib-olla võiks isegi jääda kahe silma vahele, aga mis kannab endas täiesti radikaalse muutuse tonaalsust. Analüüsitakse võimalusi sooandmete muutmise menetluse kaasajastamiseks, sealhulgas käsitledes menetluse muutmist tahteavaldusel põhinevaks. Käsitledes menetluse muutmist tahteavaldusel põhinevaks. Kui te võib-olla teate, siis Soome võttis vastu nii-öelda sugupooli lain, ehk siis selle transseaduse, kus on praegu võimalik inimestel oma sugu muuta. Loomulikult kõik jutumärkides mingisuguse aja tagant täiesti ainult tahteavalduse alusel. Ilma igasuguste isegi väliste sekkumiste ette näitamisega. Isegi ei ole vaja enam ette näidata mingeid mutilatsioone, soo nii-öelda teraapiat, seal suguelundite mutilatsioon ega midagi muud. Ei. Teil piisab sellest, et te tulete lihtsalt rahvastiku andmebüroosse ja ütlete, et te nüüd täna tunnete ennast naisena. Ma kunagi tegin sellise kommentaari, kus ma rääkisin sellest, kuidas Sotsiaalministeeriumis, mida juhtis tolleaegne Isamaa 2.0 mees Margus Tsahkna, akadeemik Tsahkna, koos sotsialistist Jevgeni Ossinovskiga ja seal käis juba läbi, ma arvan, et see oli kuskil mingi 8 või 9 aastat tagasi, seal käis läbi see, et 2 korda aastas
sugu muuta. Selline ettepanek Sotsiaalministeeriumi ideoloogiliste radikaalide poolt tehti ja seal all ilutses nii Tsahkna kui Ossinovski allkiri. See oli ettepanek, mis hakati kaaluma. Nii. Nüüd on see ettepanek siia jõudnud, sellesse dokumenti jõudnud ja tegelikult me kõik teame, et see on nüüd järgmine etapp peale abielu rüvetamist, mis tahetakse revolutsiooni poolt ära teha, ehk teha nii-öelda riigi silmis vastuvõetavaks see, et inimene võib lihtsalt tahteavaldusel tulla ja öelda, et ta on vastassugupoole esindajana. Sellele on muuseas Soomes protesteerinud vastu mitmed organisatsioonid, mis selle tähestikurahva litaania esimesse poolde kuuluvad. L ja G inimesed siis, lesbid ja homoseksualistid üldiselt siis. Ja öelnud, et nad ei toeta sellist asja sugugi mitte, et ennast naisena identifitseeriv mees tuleks ühtäkki nende riietusruumi, kui, ma ei tea, käib ujumistrenn või boksitrenn või midagi muud. Nii, et sellist ühiskonda me ei taha. Nii, et siin on juba näha seda, kuidas revolutsioon sööb oma lapsi ja revolutsiooni esimene avantkaard, mis siin veel 10 aastat tagasi oli revolutsiooni vedamas, on äkitselt paigutatud sinna revolutsiooni rongi tahaotsa ja nüüd veab seda revolutsiooni rongi juba sootuks teine seltskond, kes on valmis ka nende LG inimeste õiguste suhtes näitama samasugust talumatust ja samasugust sallimatust, nagu nad on ise näidanud 10-15 aastat tagasi konservatiivide suhtes. Nii et siin on mõtlemist küllaga. Tegelikult tänapäevane homoliikumine on lõhki. Et see on ka üks asi, millest siin riikliku 5-aastaku arengukava inimesed väga pikalt rääkida ei taha, aga see on nüüd nii-öelda kogu selle homoliikumise kaaperdanud transliikumise viimased karjatused siin. Aga igal juhul äärmiselt oluline punkt, äärmiselt oluline asi, mis peaks olema jällegi ära tehtud 2027. aastaks. Ehk siis see analüüs. Nii. Ilmselt ei ole veel praegu pandud gaasi põhja, et kogu see asi läbi suruda, aga analüüs sellest, et kuidas siis nagu seda tahte alusel olevat sooideoloogiat juurutada ka rahvastikuametis niimoodi, et inimene võib sinna tulla ja ütelda, et ta on vastassoost, see analüüs tuleks 27. aastaks ära teha. Kodanikuühiskonna raames loomulikult sai mainitud juba seda, et jätkatakse strateegilise partnerluse läbi koostööd LGBT kodanikuühiskonnaga. Ehk siis kogu see rahastamistrall, mis siin on olnud, see jätkub ja see intensiivistub veel. Miks seda tervisetemaatikat tuua siia on jällegi see, et mitte ainult õpetajad ei ole need, kellele see LGBT ideoloogia dokument ja arengukava ette visatakse, vaid need on ka need, kes töötavad tervishoiu valdkonnas. Siin on välja toodud see, et tervise valdkonna strateegilistes dokumentides pööratakse nähtavalt tähelepanu LG inimeste kaasava, toetava ja turvalise keskkonna tagamisele, jälle need uuskeelsed terminid loomulikult. Toetatakse kõrgkoole, et arsti, õe ja ämmaemada tasemeõppe õppekavad sisaldaksid teaduspõhiseid teadmisi LG patsientidele kaasava, toetava ja turvalise keskkonna loomiseks. Töötatakse selle nimel, et kliinilise psühholoogi, psühholoog-nõustaja ja koolipsühholoogi kutsestandardiga seatakse ootus, et psühholoogid oskavad tagada tähestiku patsientidele kaasavat, toetavat ja turvalist keskkonda. Ehk siis kõikidele
arsti, õe, ämma-emanda tasemeõpet läbi tegevatele inimestele, kõrgkoolidele, kliinilistele psühholoogidele, psühholoog-nõustajatele, teistele tervishoiuala töötajatele pannakse ilusti see niinimetatud arengukava ette ja see arengukava ei ole mingisugune asi, millega te võite nõustuda, vaid sellega peab nõustuma. Räägitakse edasi sellest, kuidas koostatakse tervisevaldkonnas töötavatele spetsialistidele suunatud juhend, kuidas luua tähestiku patsientidele kaasav, toetav ja turvaline keskkond. Nii. Ja siis räägitakse ka sellest, kuidas vahendite olemasolul jätkatakse ravikindlustusega kuuluvate inimeste kokkupuute eelse, vabandust, see on vale punkt, vahendite olemasolul jätkatakse ravikindlustusega trans- ja mittebinaarsetele inimestele hormoonasendusravi soodustuste pakkumist. Jätkatakse soodustuste pakkumist. Ma ei ole teadlik sellest, et kuidas praegu on, et kas vähemalt selle dokumendi järgi võiks oletada või järeldada, et nendele inimestele on pakutud soodustusi, et reaalselt ennast siis mutileerida ka hormonaalasendusraviga. Aga nüüd siis vahendite olemasolul see pannakse nii-öelda arengukavana Tervisekassa dokumentidesse. Siin on siis tööelu temaatika. Ma olen siin pikalt rääkinud sellest, et teile, head inimesed, tullakse arengudokumendiga ilusti ka firmadesse ja igale poole mujale. Töövaldkonna strateegilistest dokumentidest räägitakse siin, kuidas on vaja taas tähestikurahva inimestele tähelepanu pöörata. Riigi personaalpoliitika kujundamisel ja personalijuhtide toetamisel arvestatakse vajadusega luua elke inimesi kaasav, toetav ja turvaline töökeskkond. Mida see siis tähendab? Ilmselt mingisuguseid uusi kvoote, kus näiteks ka riigi personaalpoliitika kujundamine on lähtuv sellest, et võetakse tööle lihtsalt manifestselt homopropagandaga A, loomulikult nõustuvaid, aga B, selle sama vähemusgrupi osaks olevaid inimesi mingi kvoodi alusel. Töökeskkonna spetsialistide koolitused tuleb loomulikult tööle panna. Ja siis räägime sellest, kuidas riigi välja antavad või rahastatud eeskujulike tööandjate märgiste programmid käsitlevad elke inimestele kaasava, toetava ja turvalise töökeskkonna loomist. Elke teemad, tähestiku teemad on kajastatud teiste seas märgises peresõbralik tööandja, tervist edendav töökoht, austame erinevusi ning auhind hea töökeskkond. Niisiis ka see teie tunnustamine pannakse sõltuvusse, head tööandjad, sellest, kas te olete tähestikurahvast piisavalt austanud või mitte. Kui kogu seda programmi nüüd vaadata, ja me tuleme veel tegelikult siin turvalisuse ja välispoliitika juurde, aga kogu seda programmi vaadata, seda praegust, nii, siis võiks ütelda, et aga mis oleks siis, kui Eesti Vabariik tuleks ja teeks seda, et asendaks ühe sõna need tähestikud seal, näiteks perekondadega. Ja mitte lihtsalt perekonnaga, vaid normaalse mehe-naise abielule rajaneva paljulapselise truu perekonnaga. Mis kisa siis huvitav lahti läheks ühiskonnas? Kui me räägiksime sellest, kuidas riigi välja arvatavad või rahastatud eeskujulike tööandjate märgiste programmid käsitlevad perekonna inimestele kaasava, toetava ja turvalise töökeskkonnaga loomist. Mis siis lahti läheks, kui me kogu selle dokumendi raames põhimõtteliselt ütleksime, et eeliskohtleksime perekonna inimesi. Eeliskohtleksime neid, kes annavad sellele riigile kõige väärtuslikuma, mida see riik üldse võib kunagi saada ja tahta. Uusi inimesi, uusi eestlasi. Ja see võiks olla
selle dokumendi, selliste dokumentide aluspõhimõte, kuidas edendada peresõbralikku ühiskonda, kuidas teha 5-aastaku plaan niimoodi, et kõikides riigielu valdkondades oleks perekonnasõbralikkus, paljulapselisus, oleks ideaaliks seatud. Nii. Olukorras, kus meil oleme demograafiliselt katastroofis. Põhimõtteliselt me oleme kukkumas iga kell sellelt Kalju rahnult alla, otse kuristikku. Nii, iga aasta sünnib vähem absoluutarvudes lapsi, sündimuskordaja on seal midagi, mis tal oli 1,3, 1,4, mis on kõvasti alla selle, mis on vaja rahva taastootmiseks, ehk siis 2,1. Selline programm peaks olema tehtud perekonna edendamiseks Eesti ühiskonnas, nii ideoloogilisel, nii ühiskondlikul, nii kõikidel praktilistel tasanditel. Kuidas teha nii, et pereinimestel ja paljulapselistel inimestel, perekondadel oleks võimalikult hea Eesti Vabariigis. Aga ei, meie kohtleme eelis järjekorras siin ühte valitud vähemust. Nii, räägitakse sellest, kuidas politseinikud, piirivalvurid loomulikult ka peavad oma väljaõppes võtma vastu teadmisi kõiki LG inimesi suunatust vaenust ja vägivallast ja ebavõrdsest kohtlemisest. Räägitakse piirivalve, politseinike, piirivalvurite, vanglatöötajate teadlikkuse kasvust. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Ja siis, nagu toonitasin siin eelnevalt, tuleme selle minu võib-olla lemmik tasandi juurde siin selles dokumendis. Ja see on välispoliitika ja vastutajaks pandud loomulikult Välisministeerium ning programmiks inimõigus diplomaatia alused ja tegevuskava ja tähtaeg siin on pidev. Nii, siin ei ole mingisugust asja, et kunagi selline homoideoloogiline programm võiks ära lõppeda. Ei, see on pandud pidevalt kehtima. Sellises olukorras, kus öeldakse, et Eesti tuleb hukka mõista avalikult seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, soolise eneseväljenduse ja sootunnuste alusel põhineva diskrimineerimise ja vägivalla. Eesti osaleb erinevates rahvusvahelistes koostööformaatides, mille eesmärgiks on siis kaitsta seda LG rahvast. Eesti seisab võrdsete õiguste koalitsiooni, Equal Rights Coalition liikmena LG inimeste õiguste edendamise eest. Ja Eesti toetab rahvusvahelistes organisatsioonides algatusi, mille eesmärk on tagada homoseksuaalsuse üleilmne legaliseerimine. Ning Eesti ühineb saatkondade asukohariikides ja rahvusvaheliste organisatsioonide juures tehtavate diplomaatiliste avaldustega tõsta teadlikkust siis nendes küsimustes ning Eesti välisesindused, pange seda nüüd tähele, heiskavad võimalusel LG inimeste jaoks olulise tähtpäevade ja sündmuste puhul toetuse avaldamiseks vikerkaare lipu. Loomulikult välisteenistust koolitatakse nende ideoloogiliste programmide raames, kaasatakse regulaarselt nii-öelda nendesse teemadesse, aga see on väga kõnekas siin. Mis meile siit nagu välja vaatab sellest välispoliitika tegevusest, mis on märgitud pidevaks? Meile vaatab siit vastu see, mida tegelikult välissaatkonnad Eestis tegid pikka aega ja teevad siiamaani. Me mäletame seda, kui hakati peale suruma 2014. aastal, võeti ja esitati kevadel kooseluseadus ning siis läks see loomulikult Riigikokku esimesse lugemisse kevadel. Suvel, kui ma ei eksi, või sügisel, siis sama aasta sügisel võeti see seadus vastu, nuditud kujul niimoodi, et mingit kasu sellest loomulikult ei olnud. Rakendussätted olid sellest välja jäetud, aga mäletame seda propagandavoogu, mida välissaatkonnad Eestis tegid, heisates oma saatkondadele homolipu
ja andes välja mingisuguseid, nii palju kui mina mäletan, mingeid, ma ei tea, manifeste, ühisavaldusi selle toetuseks, millele tuginesid loomulikult Eesti kõik homoideoloogia läbisurujad, kes ütlesid, et näete, need on meie liitlased, me ei saa ju sellest taganeda, nad ei tule meid muidu kaitsma, kui me nüüd seda asja siin läbi ei suru. Ja nüüd on Eesti selliste samasuguste programmide raames pandud tanki kõikjal välismaal. Täpselt samamoodi kõikides oma välisesindustes peab Eesti nüüd selle homopropaganda jaoks oluliste tähtpäevade ja sündmuste puhul heiskama homolippu. Ja see nüüd ei ole ilmselt enam see mingisugune tõesti see tavaline vikerkaare lipp, vaid see on nüüd see, mis siin superministeeriumi ees on selline nii-öelda juba korrigeeritud lipp. Tuleb olla ideoloogiliselt korrektne, pelgalt vikerkaare lipuga enam punkte ei kogu. Nüüd tuleb siin transrahva ja ma ei tea, mis IQ inimeste või QI inimeste lippe lehvitada. Nii eks siis Eesti on pandud tanki täpselt samamoodi nagu 15 aastat tagasi olid välissaatkonnas tankis siin. Ilmselt samasuguste analoogiliste dokumentide, arengukavade, 5-aastaku plaanide raames, mida nende riigid olid neile peale pannud. Need on siis need peamised suunad ja tegevused, mida see dokument ette näeb. Saime nüüd päris põhjalikult käsitleda seda, et mis siis hakkab olema selle dokumendi raames. Ja kui me nüüd selle kuidagi kokku võtame, kogu selle 5-aastaku plaani, arengukava, siis ega midagi muud ei olegi öelda kui see, et meile vaatab siit vastu selline totalitaristlik mudel. Meile vaatab vastu revolutsioon, mis üritab ennast teha riigi ametlikuks poliitikaks, millele pole sünnis vastu vaielda, millele kõik peavad kummardama, mida ei tohi kritiseerida. Ja kui me vaatame nüüd selle peale, et kes nendest arengutest siin Eesti ühiskonnas on hoiatanud, mida see dokument realiseerib rohkem ja suuremas mahus kui nüüd hoiatused, siis oleme meie sihtasutusest Perekonnatraditsiooni kaitseks aastast 2018 oleme rääkinud sellest programmist, mis sellisel viisil ellu viiakse. Muuseas, selles petitsioonis, mille me laiali saatsime alates 2012. aastast, oleme põhimõtteliselt kogu selle programmi välja toonud. Meie lastele hakatakse rääkima homoseksuaalsest eluviisist kui igati tervest ja moraalsest eneseteostuse võimalusest. Juba praegu surutakse koolidesse ja lasteaedadesse niinimetatud sooneutraalset kasvatust, mille kohaselt on mehelikkus ja naiselikkus väljamõeldised. Selline seksuaalkasvatus muudetakse lastele kohustuslikuks. Homoseksuaalse käitumise avalikku taunimist hakatakse tõlgendama vihkamise õhutamisena ja seega kriminaalkorras karistatavana teona. Homoaktivistide eesvedamisel püütakse juba praegu saavutada vastavat karistusseadustiku muudatust, ehk siis see oli siis juba 14 aastat tagasi. Õpetajad, kasvatajad, kohtunikud, arstid ja teised, kes keelduvad homoseksuaalset käitumist heaks kiitmast, võivad kaotada oma töö. See dokument ongi põhimõtteliselt selleks tehtud, et nende programmide kaudu, mis nüüd õpetajatele, tervishoiutöötajatele, kohtunikele, ma ei tea, isegi firmajuhtidele ette pannakse, kuid et seda programmi ei täida, neid kõikvõimalikke arengu- ja 5-aastaku kavasid, siis te võite kaotada oma töö. Teid hakatakse hirmutama riigi poolt, mis jõustab kõike haaravat ideoloogilist diktatuuri. Mitte, et ma tahaksin kuidagi sellega nagu uhkustada, et me oleme hoiatanud. Ei, me oleme lihtsalt hoiatanud selleks, et me ei jõuaks siia punkti, kus me praegu oleme. Me oleme hoiatanud selleks, et kui me nüüd praegu tol ajal piisavalt vastu ei tööta sellele asjale, siis me ükskord jõuame siia punkti välja. Nii. Me ei ole veel jõudnud, ütleme niimoodi, maksimaalsesse tasandisse, nagu näiteks Inglismaal, kus tõepoolest inimesi pannakse vangi Twitteri, Xi või Facebooki postituste eest.
Aga me oleme jõudnud tegelikult väga lähedale ja see programm on üks nendest, et kui see peaks nüüd täiel määral see 5 aastaku programm jõustuma, siis Eestis saab olema elu sootuks teistsugune, kui ta seda praegu on olnud. Nendele inimestele, kes selle ideoloogilise programmiga nõustuda ei taha. No vaatame mõningaid näiteid Inglismaalt. Siin Tommy Robinson, kuulus aktivist, siis jagab ka ühte postitust, ühte videot, mis räägib Iiri päritolu õpetajast Enoch Burke'ist. Ja mis tema süü siis oli? Tema süü oli see, et ta keeldus nimetamast ennast naisena määratlevat mees õpilast pronoomiga või asenimetusega they, ehk siis nemad. Ta sai selle eest 500 päeva aresti, vanglat ning 225 000 eurot trahve. Vaatame seda videot tema konkreetsest vahistamisest siis. It's not right. It's not right what you're doing. Okay, we're enforcing an order. It's not right what you're doing. Okay. It's not right what you're doing. You know that's a wrong order. Okay, we're You know enforcing there's the no order. lawful basis for that order. Can you please No, get into I the will car? not go against my conscience. Get into the No, car. I will not go against my conscience. I have a right to be here. This is horrendous. This is horrendous what's happening. This is horrendous what's happening. This is My son, who has an impeccable record and was brought up to have a clear conscience before God and man, you're pushing him into a guard the car, arresting him, and with the view to incarcerating him, to incarcerate him in Mountjoy prison. In Mountjoy prison. Get into the car. No, I've done nothing wrong. Please get into the car. No, I've done nothing wrong. This is horrendous I've what's done happening. nothing wrong. This is I've horrendous. done what's nothing happening. wrong. This is horrendous what's happening. This is Horrendous what's happening. on the guard the Síochána. Here's the security guards, well paid to protect this rights. And there's Nii, jutt lühikene Inglismaal. Kui sa ei kasuta seda asesõna, mida siis õpilane tahab, et sa kasutaksid temast, nähes temast tegelikult selgelt poissi, ei ütle, et ta on she või they või tont teab, mis zir või see, siis pannakse siin, topitakse vangi. 500 päeva saad reaalset vangistust. Nii, siin on nüüd selle mehe ema, ta on selle üles pildistanud, siin on ta ise, 225 000 eurot trahvi. Robinson millegi pärast kasutab eurot, ma ei tea, mis see siis sterlingites oleks. Aga selline olukord. Ja siin ei ole mees teinud mitte midagi, mis oleks ühiskonnale reaalselt ohtlik. Ta ei ole, ma ei tea, protesteerinud vägivaldset, ta on soliidne õpetaja koolis, kes lihtsalt keeldub allumast sellele ideoloogilisele diktatuurile ja ei astu üle oma enda südametunnistusest. Ja kannatab selle tagajärel. Reaalset karistust. Politsei tuleb ja reaalselt võtab ta kinni. Nii. Selline soliidne õpetaja, selline soliidne noormees oma emaga siin. Totaalne, hullumeelne, kommunistlik, orwellik, 1984-lik diktatuur. Miks ma sellest räägin? Räägin sellepärast, et see dokument sillutab teed sellele. Ja dokument sillutab see, et kui inimesed erinevates organisatsioonides ei võta samasugust hoiakut, nagu see 5 aastaku plaan ette näeb, siis võidakse nendega käituda samamoodi millalgi tulevikus, kui selle mehega siin. Toome ühe teise näite. Tucker Carlson, üks väga suurepärane meediategelane USA-st, keda jälgin pidevalt ja kes on tõepoolest üks Ameerika konservatiivse meediavälja tippe, ütleksin, ja jagan kõiki tema mõtteid ja arvamusi, ma vist ei ole mitte ühegi ka kokku sattunud veel
viimaste aja Tucker Carlsoni avaldustega seoses, et millega ma ütleksin, et mulle ei meeldi see avaldus või ma ei saa nõustuda. Nii. Ja siin on üks kaasus, mille Tucker Carlson välja toob Facebookis. Siin arreteeritakse üks naine, kes on rahulikult Briti abordikliiniku juures palvetamas vaikselt. Okay. Why here of all places? I know you don't live nearby. But this is an abortion centre. Okay, that's why you're still... Is you standing here part of a protest? No, I'm not protesting. Are you praying? I might be praying in my head out loud. So I'll ask you once more, will you voluntarily come with us now to the police station for me to ask you some questions about today and other days where there are allegations that you've broken public spaces protection order? If I've got a choice, then no. Okay, well then you're under arrest on suspicion of failing to comply with the public spaces protection order. Nii, seda kaasust oleme Objektiivis ka käsitlenud. Selline kaunis meeldiv daam, kes lihtsalt palvetab rahulikult abordikeskuse kõrval, ei häiri seal kedagi, ei karju Allahu Akbar, ei viska Molotovi kokteile, ei survesta siltidega, ei tee mitte midagi muud, kui vaikselt palvetab seal ja ta arreteeritakse Briti politsei poolt. Nii. Miks ma selle praegu siia toon? See on selle sama vaimu, selle sama revolutsioonilise diktatuuri otsene tagajärg. See on selle sama vaimu reaalsus, mis juba Ühendkuningriigis on jõudnud sinnamaani välja, et inimesed võetakse ja nabitakse tänaval kinni. Selle tõttu, et nad lihtsalt vaikselt palvetavad. See on võib-olla kõige absurdsem kaasus, mida ma tegelikult üldse tean selles vallas. Ja kui me vaatame seda, et mida britid juba aastal 2013, kui võeti vastu homoabielu, mida toetas toonane niinimetatud konservatiivne peaminister David Cameron, ja jõustus homoabielu 2014. aastal 2005, kui ma ei eksi, oli seal vastu võetud sooneutraalne partnerlusseadus ning peaminister siis ütleb juba sama aasta juunis, millal see siis vastu ka võeti, et me püüame nüüd eksportida abielu ümberdefineerimist, seda sama homoideoloogiat kõikjale maailma, nii ütleb David Cameron. Ühendkuningriigi peaminister David Cameron lubas kasutada tema valitsuse poolt hiljuti läbi surutud niinimetatud homoabielu seadust, et levitada niinimetatud homoõigusi üle terve maailma. Nii rääkis ta siis, kui Downing Streeti palees enam kui 150 homolobi liiget tema juurde tulid. Kõik need arengud on igal pool mujal juba olemas olnud. Me jälle näeme seda diplomaatilise survestamise argumenti ja praktikat, mida siin 5-aastaku plaan Eestis ette näeb. Kõik need arengud on juba olnud. Kõik need on näha, kuhu need välja viivad. Meie töö nüüd lihtsalt inimestena on vaadata, kas me tahame Eestit ka sellisena näha, nagu need arengud siin välja on viinud. Kas me tahame seda, et mõni õpetaja võetakse kinni sellepärast koolis, et ta keeldub soosegase õpilase poole pöördumast tema poolt pakutud mingisuguse terminiga. Nii, ja ta ütleb seda südametunnistusest, ei, ta ei rakenda seda. Nii. Või ta keeldub homo ideoloogiat juurutamast õpilastele. Ütleb ei sellele niinimetatud arenguprogrammile. Nii. Teda lihtsalt ei eemaldata enam töölt. See ei ole lihtsalt enam töö küsimus, vaid ta pannakse vangi. Saate aru, kulla inimesed? See on järgmine tase. Ta pannakse vangi ja võetakse talt ära vabadus selle eest, et ta kuulab oma südametunnistust. See on järgmine tase. Ja täpselt samamoodi, nii nagu kõik nii-öelda normaalsed inimesed ja nii nagu loomulikult kasutavad seda argumendi ja suitsukattena ka revolutsionäärid,
kuulen ma juba publikus seda, et ei, siin ei ole mitte midagi, ärge hirmutage, mida see Järvi nüüd jälle hirmutab siin inimesi. Miks jälle tulla selliste äärmuslike väidetega siin välja? Te just praegu vaatasite, mis toimub Ühendkuningriigis. Te vaatasite ja olete näinud võib-olla, mis toimub Saksamaal, kus samamoodi tegelikult sotsiaalmeedia postituste pärast lähevad inimesed vahi alla, kui nad ei ole jaatanud riiklikku, ametlikku, ideoloogilist diktatuuri või julgevad sellele vastu midagi öelda. Te näete seda, mis toimub. Nii. Ja seda sama süsteemi, seda sama ideoloogilist diktatuuri, selliste samade meelevigaste, uuskeelsete, bürokraatlike dokumentidega tahetakse juurutada siin Eestis. See viib välja sellesse samasse kohta. Nüüd on küsimus see, et mis sellistest dokumentidest saab. Need dokumendid ei ole seadusega kinnitatud, neid üritatakse just nimelt nagu praktika kaudu igale poole sisse suruda. Niimoodi, et justkui ei peagi olema mingit seaduslikku alust, vaid praktika on vanem kui seadus, neid juurutatakse arengudokumentides ja surutakse peale erinevate ministeeriumite töölauale. Mitte paljude Eesti ministeeriumite töölauale neid tuleks suruda loomulikult. Neid tehakse seal hea meelega ilmselt, aga siiski. Need viiakse ellu vaikselt ilma seadust kaasamata. Ja mis nende dokumentide tulevik on? Ja nüüd on tegelikult küsimus sellele, et mida näiteks peale 2027. aasta valimisi võimule tulnud koalitsioon selliste dokumentidega teeb. Ütleme, et koalitsiooniks on Keskerakonna ja Isamaa, paremal juhul ka EKRE liit. Mida selliste dokumentidega tehakse? Ma tean, et EKRE tahaks ilmselt sellised dokumendid kohe visata üle õla ja lõpetada selline pull ära. Aga mida teeksid näiteks end konservatiivsena mõtlevad erakonnad nagu, ja pigem konservatiivsena mõtlevad erakonnad nagu Keskerakond ja Isamaa? Kas nad on valmis sellise dokumendi tühistama? Kas nad on valmis ütlema, et ei, et siin selliseid tegevus- ja arengukavasid 5 aastaku plaane tegelikult ellu ei viida ja see dokument pannakse nüüd tühistatakse ära, siin ei ole mingit sellist arengukava lihtsalt enam. See on küsimuste küsimus. Ja vaadates seda, kuidas David Cameron on käitunud, ma väga kahtlen selles. Ma kahtlen, et ma arvan, et Eesti konservatiividel ootab ees vähemalt Isamaast mingisugune samasugune arengutee või taandarengutee nagu David Cameroni konservatiividel, ühispartei konservatiividel Ühendkuningriigis. Ehk siis teiste sõnadega, seda, mis on läbi surutud, seda juba kaitstakse omaenda pärandina ning vastupidi, ei tehta mitte midagi, et kõik seda, mida revolutsionäärid on läbi surunud, peatada ja Eesti inimesi selle hullumeelsuse eest kaitsta. No nüüd ma olen pikalt ja laialt nendest võimalikest taandarengutest siin rääkinud selle dokumendi valguses, aga ma arvan, et neid dokumente ja seda temaatikat on vaja lihtsalt valgustada, et mida meie kallis Eesti riigivõim nüüd siis meile plaanib siin teha. Ja vastu vaatab siit põhimõtteliselt selline tõsine nii-öelda teaduslik kommunism, 5 aastaku plaan. Inimesed maa on vaja elektrifitseerida, Eesti on vaja homoseksualiseerida, kõik. Ja seda propagandat on vaja levitada kõikides Eesti riigi institutsioonides, eelkõige haridusasutustes ja algab see loomulikult õpetajatest ja haridusasutuse töötajatest. Et selline on see. Meie töö on sellele vastu astuda, meie töö on öelda, et ei, me ei nõustu sellega ja meie töö on igal tasandil näidata välja seda, et me ei ole selle propaganda teenistuses ja me julgeme välja ütelda seda, et me ei nõustu selle propagandaga. Inglismaal oleksin mina sellise saate eest läinud ilmselt vangi, nagu ma praegu teen. Kui ma Inglismaal oleksin sellise saate teinud ja kritiseerinud avalikult riigi ametlikuks poliitikaks
saanud homopropagandat ja sallivuspropagandat, siis ma läheksin vangi. Ma oleks samasuguses olukorras nagu see õpetaja Burke, kellele tulevad politseinikud ukse taha ja mind arreteeritakse, ma saaksin võib-olla 500 päeva mingit riigipalgalist koikut kuskil vangiasutuses, võib-olla rohkem, võib-olla vähem, ma ei tea, sõltub kohtunikust ja kohtusüsteemist, aga fakt on see, et mind võetakse vastutusele. Eestis me oleme teel sinna poole, ütlen täitsa ausalt välja, et kui Eestis peaks midagi sellist tulema, ei kavatse ma hetkekski vait jääda, mitte hetkekski. Ma kavatsen teha täpselt samasuguseid saateid ja veel kõvemini karjuda, veel kõvemini rääkida selle Eesti riigi ametlikuks poliitikaks saanud revolutsioonilise ideoloogia vastu. Praegu on meil veel võimalus seda kõike hõlmavat ideoloogilist revolutsiooni peatada. Aga varsti on olukord, kus näiteks kodanik Markus Järvi võib sellise saate eest reaalselt minna vangi, nagu ma siin teile teen. Ma tänan teid kuulamast ja mõtleme tõesti selle üle järgi, mõtleme kodanikena selle üle järgi, kuidas me kõikjal saame vastu töötada lapsevanematena, kodanikena, arstidena, õpetajatena, seal kus me oleme, me peame üles tõusma ja ütlema, et ei ja veel kord ei. Sellisele riiklikule propagandale me ütleme ei ja me ei nõustu sellega. See peab olema meie lipukirjaks sellise asja vastu ja lipukirjaks peab olema loomulikult see, et me toome siia alternatiivi. Meie alternatiiv on elukestev, truu, lahutamatu abielu mehe ja naise vahel, perekonnaelu, lapsed, paljulapseline perekond, see on meie alternatiiv. Hea, puhas perekonnaelu, tore perekonnaelu, südamlik perekonnaelu. See on meie alternatiiv. Ja seda peaks õpetama Eesti Vabariigi koolides, sellest peaks lähtuma Eesti Vabariik oma kõikides poliitikates, kaasa arvatud selles kurikuulsas välispoliitikas. Ja see peaks olema Eesti Vabariigi kreedo, kui me üleüldse tahame välja tulla sellest tohutust demograafilisest kriisist, kuhu me oleme tulnud. Selline on tänane mõtistus. Ma tänan teid veel kord toetuse eest, ma tänan teid kuulamast, soovin teile kõike head. Ja kui te soovite seda saadet ikka edasi toetada, siis selle video all kirjeldustes on minu andmed ning video artiklis samuti, mida ma Objektiivis avaldan. Aitäh teile ja kõike head!